Ja nüüd kutsun siia siis võib-olla teiseks stand-upiks, võib-olla mitte, ühe mehe, kes on Mosaiikkoguduse üks asutajatest. Ta on luuletaja, kirjanik, kellel on selline teravmeelne ja kaastundlik stiil. Ja kui te olete käinud Linnateatris vaatamas mõnda etendust, mis räägib suureks kasvamisest, siis tõenäoliselt on see tema oma, sest vähemalt 2 tükki on ta neid kirjutanud. Nii et Kaarel Väljamäe. Ei tule stand-upi. Jah, tere Helle. Mis on, mis te naerate? Võttes Meego lõpusõnast eelmisest sessioonist kinni, siis mind ei vaeva ainult luulud, vaid aeg-ajalt ka luuletused. Ja mulle anti selline teema nagu sõnaline looming ühiskonna tervendajana. Nii et ma siis mõned mõtted pakuksin välja. Teema püstitus täitis mind suure kahtlusega, sest kuidas millegi lööva ja loomingulise juurde jõuda, kui maad näib võtvat kirjaoskamatus. Oskamatus sõnadega ümber käia. Võimalik, et ökoloogilises mõttes on meil nagu tohutu selline verbaalne keskkonnareostus. Meie sees, meie ümber on nii lihtlabast lagastamist kui lageraiet. Üks juhtivaid kirjanduslikke vorme on säuts, petlikult just kui linnukese sädin metsatukas, mille kaudu pannakse maailma asjad paika lühidalt, löövalt, nagu raiuks puid. Ja hea on kui kirvega. Me ei loo, me lööme päevast päeva. Sõnad on löögiriistad, aga võiks olla ka muud riistad, no näiteks söögiriistad. Nad on ka müügiriistad, Toivo Tänavsuu teab seda hästi, et ta ka müüb midagi, kui ta räägib oma fondist. Säutsul vormina pole häda mitte midagi tegelikult. Võimekus end lühidalt löövalt täpselt väljendada, see on suur kunst. Aga sellele peab eelnema väljakasvamine suuremast tekstist, kus on elu, lugemus, ajalootunnetus, kogemus, süvenemine, lugupidamine, armastus. Alles seejärel saab end löövalt ja ülesehitavalt väljendada. Aga tihtilugu ei vaevuta. Antakse niisama. No võt sellises kontekstis me loome, teeme sõnu ja ootame, et inimesed loeksid näiteks pikki tekste ja jaksaksid teineteist ära kuulata. See on väga raske. Siin paneelis on ka näha, inimesed ei taha küsimusi esitada, nad tahavad ka kohe hakata, repliigid tulevad, eks ole. Me tunneme sundi vastata, ruttu, kuidas saavutada süvenemine. Mul on selline tunne, ma tulen kuskilt väljaspoolt ei suhestu üldse ühiskonnaga, kirjanik, kes tuleb oma koopast, tunneb ennast hästi nagu võõralt siin. Ja siis ühiskondlik mõõde, ma ütlesin, see tuleb ka kuskilt nagu tuua, ma ei oska. Aga ma mõtlesin, et meil on olemas vanema palk ja kirjaniku palk. Äkki peaks olema ka lugemisstipendiumid näiteks, et inimestel oleks aega võtta, lugeda, lugemisminutid töö juures, loo jutustamise kultuur töö juures, ettevõtjad ja tegevjuhid, pange tähele, mõelge selle peale. Kunagi oli lugemine nagu karistuskoolis, ehk nüüd tunduks ka esialgu niimoodi. Aga kuni avastame, et see korrastab ruumi meie ümber, meie sees, avastame, kuidas see mõjub, õpime tundma. Sest mida sõna üldse meiga teeb? Ma olen nii mõelnud, et tegu on tegelikult sõna, mis läheb liikvele teises. Tegu on sõna, mis läheb liikvele teises. Juba loomisloos me näeme, mismoodi loov sõna levib kolmainu jumalas. Tehkem inimesed. Kui vaadata mängivat last, siis mida ta teeb? Ta ütleb ise endale käivitavaid sõnu. Loomine on Jumala jaoks lapsemäng. On täiesti võimalik, et mina ei tee tõepoolest mitte midagi, kui ma räägin. See tundub olevat viljatu tegevus. Vahel ma tunnen süüdi ennast selle pärast, et ma teen ainult sõnu. Päriselt, miks üldse kirjutada? Tee ka midagi. Lapsepõlve traumad ei ole. Tähendab, minu kui tegutseja seisukohast on see just kui õigustatud hinnang, aga konks on selles, et sõnad mõjuvad teistesse. Me oleme sellest täna juba kuulnud. Võimalik, et üldse mitte midagi tegema pannes. Näiteks aina sama juttu rääkides, mis justkui kuskil ei vii, kuidagi ei mõju. Teha keegi sõnadega passiivseks
võib olla sama kuritegelik kui õhutada neid otsesõnu kurja tegema. Seepärast piibli hoiatus kaaluda sõnu on väga oluline. Me kaasa vastutame teiste tegude ja tegemata jätmiste eest kõne kaudu. Mis kell ma alustasin? Mul on 20 minutit ja ma vaatan, et ainult 11 on jäänud. Aitäh, 15 on veel. Tasub väljenduda nii täpselt kui võimalik. Sõnaline looming ei ole ainult kirjanike ja tema sarnaste vastutus. Põhiosa sõnalisest loomingust leiab ju väljenduse tavasuhtluses. Suuremale publikule nähtamatuks jääv osa. Mitte kirjandus, kuid looming siiski. Näiteks öeldakse, nagu näitlejad ütlevad laval lauseid, räägi mulle oma päevast, kas ma saan õigesti aru, et mul on kahju, sa võid minu peale loota, ära muretse, mul on aega, need on need asjad, mis maksavad. Muuseas küsitakse, mis su sõnaga maksab. See on väga hea küsimus, sest sõna on maksevahend. Ja veel enam, raha ei ole ka mitte midagi muud kui sõnaline looming. Raha peetakse vahel ja minu arvates ekslikult materiaalseks väärtuseks või vahendiks. Raha on esmalt vaimne vääring. Meile Jumalast antud kujutlusvõime vili. Sõnaline kokkulepe inimeste vahel. Kokkulepe, et ta midagi meie jaoks tähendab ja meie suhteid vahendab. Puhas sõnaline looming. Ja muuseas saab ka tervendavalt mõjuda. Saab ka tapvalt, nagu sõnad ikka. Ja vale raha on ka mõistagi. Nii et tuleb püüda olla täpne. Vääriti mõistmised tekivad ju niigi. Ütled üht, mõistetakse teistpidi. Lisaks on keelevääratused. Kuigi vahel need teevad asjad hoopis paremaks. Meie tütar on 5-aastane, ta ei ütle puhkepäev, vaid puhkapäev. Ja see annab toredalt imperatiivse kõla asjale. Ja mulle väga meeldib üks pood Narva maanteel. Seal müüakse suitsu ja kärakat. Ja mulle meeldib sealt möödas minna. Tahtsite stand-upi. Aga selle poe silt on viga saanud. Muutused on väiksed, kuid kõnekad, akende kohal justkui hüüaks keegi alkohoi ubakas. Alkohoi ubakas, me lastega kasutame seda kodus vahel. Minu meelest palju parem kui originaal. Keda selle hüütakse, ma ei ole selgust saanud, aga sellele on väga huvitav mõelda. Aga, siibak, võib-olla see alkohoi ubakas on selline loomingule eelnev seisund või olukorra kirjeldus, nõnda samuti nagu tohuva pohu. Kui ma ennist mainisin, et me ei loo, vaid lööme, siis lootust annab, et Jumal kasutab ka lööklauseid. Saagu valgus. Piibli alguses on luuletus, mis annab võtme selleks, kuidas sõnaline looming mõjub ja kuidas seda võiks järgida. Et loomine on pimeduse ületamine, see on minu jaoks väga julgustav. Tähendab, kõigepealt sõna valgustab. Minu Jumal on eesti keelt emakeelena valdav Jumal ja sellepärast mulle meeldib, et asi nagu valgub laiali ka parimas mõttes, kõik avardub. Ja minu jaoks on valge paberi staadium. Paber on valge. Alguses vaevab see, et mitte midagi justkui ei ole, kõik on sassis, siis on korraga kõike liiga palju ja see on natuke õudne ka muidugi. Aga läbi julguse sellise olukorraga nagu leppida või sinna tulla Jumala valguse kätte, võt siis juhtub midagi. Kui me kohtame midagi geniaalset, siis see on kohtumine sellega, mida Jumal loojana on juba teinud ja siis inimene vastab sellele. Ja meie isiklikus kogemuses Jumal loojana teeb seda täna ka. Viib sind valge paberi peale ja see on jube, aga seal juhtub midagi. Nii et tasub mõelda, kas meie lööklaused valgustavad vastu või kõneleme nagu need, kes on pimedusega löödud. Loomine on valguse kätte toomine, kaose, tohuva pohu ja pimeduse ületamine. Ja vend Ermo, risti löömine on pimedusse löömine, mille valgus siis võidab. Väike homileetiline jõngsatus. On neid ka, kes räägivad ja kirjutavad nagu pimesi, öeldes selle kohta, et ma kirjutan nii, nagu asjad päriselt on. Ja üldiselt siis on asjad ikkagi üsna pahasti.
eriti noored luuletajad teevad seda. Seda sorti looming mõjub kirjutajale mõnevõrra teraapiliselt, kuid ühiskonnale mitte eriti. Ma toon ühe näite, kus selline alkohoi seisund ületatakse millegi valgustava poolt. Ja see on Maarja-Liis Möldri luuletus. See on luuletaja, kelle füüsilise puu tema kogu aeg unustan, võimalik muuhulgas seetõttu, et tema sõnad on nii terved. Aga see on sellise pimedama poole ja ülesehitava lööklause kokkuvõte selles tekstis. Ma vabandan ette koledate väljendite pärast, mis nüüd tulevad. Sest see luuletus on üks pöördumine ühe koolivenna poole. Lühike tekst. Üks koolivend arvas, et paitab veits oma ego minu arvelt. Karjus mulle üle kooli koridori, mine perse kuradi väärakas invaliid. Ma pole küll veel kuhugi läinud, kallis koolivend. Aga hea uudis on, et erivajadustega inimese saatjale kehtib soodustus. See on naljakas, see on saab lüüa pimesi, aga on vaja lüüa valgustunult. Ma ei ole valmistunud, et see mind rabab niimoodi. Aga nii on, valguses me näeme, kui naljakas on inimene. Ja pimedas head huumorit ei tee. Nii et Jumal paneb tule põlema, me mõistame end loodud avaruses ruumis, ka meie siseruumis. Nii et Jumal kogub kokku, korrastab, kategoriseerib, seda teeb sõnaline looming ka. Foto, kui me vaatame seda, siis talletab teatud hetke. Aga mida kirjandus saab teha, on umbes samamoodi. Fotograafia saavutused kirjandusele olid ammu enne fotograafiat suuremad. Kirjandus pikendab, venitab hetke. On hetke, mida me elame mitu korda, käiame peas, on hetki, mida me ei ela üldse. Kuigi võiks, aga meid ei ole kohal. Vahel on need olulised hetked, näiteks pulmad. Ma käin tihti pulmades, sellepärast ma tean. Külalised on kohale tulnud, pruuti mitte. Tähendab, ta on seal, aga teda ei ole. Ta mõtleb sellele, kuidas tema kleit on. Ja nüüd kirjandus saab peatada aja selle juures, pikendab selle kiirelt mööduva hetke. Me näeme pruuti ärkamas, tavaliselt tseremoonia käigus ühel hetkel heldus, keda ma siin suudlen. Ja siis ta vaatab kergendatult, oma mees on. Mees on juba abielus. Mina ka, mis juhtus? See on imelik etendus ausalt öeldes. Aga kuna ma olen seda mitu korda pealt näinud, siis saaks kirjutada teksti, kuidas astutakse altari poole. Niimoodi ettevaatlikult, nagu tuleks palja jalu teravatel kividel, isa kõrval. Sageli juhtub, et pruut peab justkui isa toetama, nad on nii sabinas alati. Ja niimoodi astudes on inimesel kaasas terve hulk asju tegelikult. Südamete murdumised, muutumised, minekud, tulekud ja kerge aimdus, mida tähendab ükskord kohale jõuda. Ohvri altarine tegelikult. Ja mis kõik ees on? Esimesed head ja halvad ajad, need tülid ja leppimised, eelkõige iseendaga. Teab see, kes olnud abielus. Ees on pikk tee käia siledaks, teravad kivid küsimata, kui palju see sulle maksma läheb, kui palju lõhub, hind selgub hiljem. See on minu uue luulekogu pealkiri, ma teen reklaami. See ei ole veel väljas. Ma mõtlen ka, et kui seda kohe ära sõnastaks, siis pruudid ilmukski kohale. Laulatusel ma seda teksti ei soovitaks lugeda. Aga aastaid hiljem vaatad, ikka veel ei tea, mis see maksab. Kirjandus on olnud distantside ületaja nii aja kui ruumi mõttes. On rüütli, on seiklusjutud. Aga tänapäeval kõik see, millest jutustati, on nii hirmus lähedal, et lausa ahistab. Ja kui ma mõtlen, et kui Tšehhovi tegelased hüüatavad aeg-ajalt, et kui igav mul on, nii igav, et sure või ära,
siis ma olen üsna kindel, et Tšehhovi naised, enamasti nad on naised tal, täna niimoodi ei hüüataks. Mitte selles toonis, sest igavus on luksus, ta on teretulnud, sest ta ei ole võimalik. Maailm on tervikuna nii lähedal ja nii kohutavalt põnev, et halb hakkab. Ja sellepärast on näiteks Eesti kirjandus leiutanud sellise asja nagu Õnnepalu. Tõnu Õnnepalu, tema raamatud on selles mõttes väga igavad, et midagi ju ei juhtu. Ta tõmbab tempo alla kiirelt rändaval maakeral, mitte päriselt, tunnetuslikult. Võimaldab distantsi igapäevaelu tohuvapohust. Lausete rütm on hea, selline helgelt pessimistlik. Nagu koguja raamat. Ja meil on vaja kedagi, kes koguks meid kokku selles ajas, kus me oleme. Nii et sõnaline looming võiks tervendavalt mõjuda läbi aeglustamise, igavustamise. Jah, ta võiks mõjuda lausa uinutavalt, ausalt öeldes, kui aeg on kohane. Sest on palju nii vaimseid kui füüsilisi hädasid, mille põhjuseks on väga lihtne asi, me ei maga piisavalt. Piiblist järgmine raamat minu jaoks täna on raamat Miks me magame. See on väga hea raamat, lugege seda. Magamatus on tõsine globaalne probleem. Suurriikide juhid on ilmselgelt magamata, kui me vaatame, kuidas nad käituvad. Tuleks öelda, sa jonnid toonalt, aeg on voodisse minna. Aga ma ei tea, kes oleks tema jaoks autoriteetne lapsevanem, kes tahaks talle seda öelda. Ja mitte ainult talle, maga välja on meie aja tähtsamaid lööklauseid. Sellepärast, et magamatus teeb meid haigeks. Ma ei tea, Lotman ütles, et ei tohi magada. Mina ütlen, peab magama. Me võime ühes Kristusega tegelikult rahulikult uinuda, sõbrad. Kui me loeks ja magaks rohkem, siis see leevendaks kliimapalavikku ka. Noogutab Helle Liht. Nii, et meil ei ole tarvis seiklusjutte, mitte põnevikke, vaid unevikke. Tuleb inimene Jumala poolt loodud rütmi tagasi saada, sõna abil ka. Kas mul on paar minutit veel? Üks asi veel, mida sõnaline looming saab teha. On üks fenomen, mis on ehk kõige kurvastavamaid meie ühiskonnas ja mis ei kuulu tegelikult Jumala loomisplaanidesse absoluutselt ja meie pildil sageli on valesti. Inimene on üksi. Ja näiteks Õnnepalu juures, olgu ta muidu tore, on üks asi pahasti, temaga on pahasti see, et see on üksildase mehe kirjandus. Inimesed on enamasti eemal nagu filmiekraanil, nendega ei suhelda. Nii et inimesel ei ole hea üksi olla. Unest juba rääkisime ja loomisloos, kui mees ühel hommikul ärkas, siis leidis ta enda kõrvalt kaaslase. Sõnaline looming saab tagada sama. Inimene ärkab koos olemisse. Üksinduse leevendamine on üks olulisi rolle, mida sõna osav inimene saab täita. Kirjanik Eija Uus on avaldanud artikli pealkirjaga Sa ei ole üksi, kus ta kirjeldab, kuidas teda teismelisena sügavas enesetapule kiskuvas depressioonis aitas üks romaan, Silvia Plathi Klaaskuppel. Ja siis ta mõtles kirjutada ka raamatu, mis tekitaks sama tunde. Sa ei ole üksi, sa ei ole ainus, kes nii tunneb, sa ei ole hulluks läinud. Tegigi ära ning hakkas saama kirju, kus öeldi, et see raamat päästis mu elu. Aitas ennast, aitas teisi. Äratundmine teise sõnas on elustav kogemus, sest me korraga tunneme ära jumaliku tõe, me ei ole üksi. Mõne puhul selgub adressaat hiljem, tuleb kirjutada usus, aga mul on üks üleskutse, mille puhul adressaat ei ole segane. See on tegevus, mis nõuab aega, aga mis tasub ära. Tuleb kirjutada kirju, isiklikke kirju. Ma kirjutasin sellel nädalal enne tööle asumist iga päev peaaegu abikaasale kirja. Ja korraga, mis ma avastasin, me oleme 20 aastat tuttavad, ma õpiks nagu tundma teda. Sellepärast, et mina kirjutan, jube imelik. Need on palju paremad kui see ettekanne siin, aga ei saa neid lugeda, vabandust. Nii et mida tõeliselt loov sõna teeb meis,
Ja kui ta teeb seda meis, siis ka ühiskonnas. Ta paneb tule põlema. Me mõistame end selles ruumis, selles avaruses. Ta korrastab, kogub, jaotab laiali. Me mõistame end nii ruumis kui ajas. Ja me saame lähendatud, leiame mõistmise teistes, see tähendab suhetes. Seda kõike saab sõnaga luua, esile tuua, süvendada, toetada. Kui ma sellesse ei usuks, siis minul ei oleks üldse eriti mõtet. Aga kui me kõik sellesse päriselt usume, siis on ühiskonnas märksa rohkem lootust. Ja lootus on terve olemise ja terveks saamise juures vältimatu komponent. I call it a day. Magage välja ning märgake teekaaslasi. Aitäh!